Põhjuseid eelistada Relax Smile'i varasematele tehnikatele on mitmeid. Smile laseprotseduuriga on vähem kuiva silma. Üle 40% patsientidest esineb laseprotseduuri järgselt kuiva silma vaevusi. Pisarate hulga vähenemine on tingitud silmapinna tundenärvide kahjustusest. Valdav osa närvipõimikust paikneb sarvkesta eesmises 120 mikronis. Smile protseduuril paikneb eesmine lõikeosapind, aga sügavamal 145 mikroni sügavusel. Kui pinnalihvimise ja lapi meetodil läbitakse närvikiudude kiht 300–360 kraadi ulatuses, siis Smile meetodil ainult 40 kraadi ulatuses. Seetõttu säilib Smile protseduuril üle kolmandiku võrra rohkem tundenärve ja tundlikkuse ning normaalse pisarakihi taastumine on oluliselt kiirem. Nii näiteks on juba vahetult peale Smile protseduuri silmapinna tundlikkus samasugune kui lasikmeetodil alles 3–4 kuu möödudes. Lühidalt tähendab see vähemat kuiva silma riski ja vähem kunstpisaraid. Smile laseprotseduuriga on väiksem halode risk. Pimedas pupill laieneb ja silma pääsevad ka valguskiired, mis läbivad sarvkesta ääreala. Sarvkest koosneb piltlikult öeldes üksteise peal paiknevatest elastsetest rõngastest. Need kaotavad laseriga läbilõikamisel pinge ja sarvkesta ääreala muutub paksemaks, kui see oli enne protseduuri. Pupilli äärealalt silma sattuvad valguskiired murduvad seetõttu rohkem, kui tsentris paiknevad ega koondu enam silmapõhjale. Ääreala paksenemine toimub nii pinnalihvimise, lasiku kui ka Smile'i puhul. Aga kuna Smile protseduuril jäävad pinnakihid terveks, siis on ääreala paksenemine Smile'iga väiksem kui teistel protseduuridel. Mida suurem on korrigeeritav miinus, seda suurem on Smile protseduuri eelis. Smile on täpne ka suure miinuse korral. Lihvimise korral sõltub laseriga eemaldatava koe hulk mingil määral ka operatsioonitoa temperatuurist ja silmapinna niiskusest. Kui silmapind on niiskem, siis eemaldatakse iga laserimpulsiga suhteliselt vähem kudet ja vastupidi, kui kuivem, siis rohkem. Smile protseduuril teostab laser lõikeid sarvkesta sees, nii-öelda kinnises ruumis, ja kuna niiskusel ning temperatuuril puudub mõju, siis on meetod erakordselt täpne. Optika lõpptulemuses on suhteliselt suur osa ka kudede reaktsioonil operatsioonitraumale. Üks põhjus, miks miinus mõnikord nii-öelda tagasi tuleb, on sarvkesta pinnakihi ehk epiteeli paksenemine. On selge, et mida väiksem haav, seda vähem see tulemust mõjutab. Smile'iga on väiksem sarvkesta kuju hilisema muutuse risk. Paljud on kuulnud, et laseroperatsiooni turvaliseks läbiviimiseks ei tohi sarvkest olla liiga õhuke. Mida suurem on miinus, seda rohkem kudet on korrektsiooniks vaja eemaldada. Liiga õhukese sarvkesta puhul tõuseb oht, et silma kuju hakkab muutuma ja nägemine halveneb. Paksus ei ole sarvkesta puhul siiski ainuke tugevuse näitaja. Sarvkesta eesmine 50% on kuni poole tugevam kui tagumine osa, sest kollageenikiud paiknevad eesosas rohkem risti-resti ja mida sügavamal, seda paralleelsemalt. Smile protseduuril on eesmise tasapinna sügavuseks tavaliselt 145 mikronit ja seega jääb eesmine kolmandik sarvkestast erinevalt lasik- või pinnalihvimisest terveks. Matemaatilise mudeli järgi väheneks sarvkesta suhteline tugevus võrdselt 60%, kui korrigeerida lasikuga 5,75, pinnalihvimisega 10 ja Smile'iga 13 dioptrit. Lühidalt on Smile protseduuriga sarvkesta väljavajumise ja keratokoonuse risk väiksem kui teiste meetoditega. Smile protseduuri eelised muutuvad eriti oluliseks siis, kui miinus või silinder on suur, sarvkest on õhuke, silm on tavapärasest kuivem või silma pupill on tavapärasest suurem. Refocus silmakeskuses on Relax Smile alates 2015. aastast olnud eelistatud meetodiks miinuse korrigeerimisel vanuses alla 45. Tänu Smile meetodi kasutuselevõtule oleme saanud aidata ka neid, kellel vanemate tehnoloogiatega oleks prillidest vabanemine olnud võimatu või väga suure riskiga. Relax Smile protseduuriga on võimalik korrigeerida miinust kuni 10 ja silindrit kuni 5 dioptrit.